Pastoril on alati tore näha seda, kui kogudus omavahel suhtleb, siis ta ei ole vahepeal tülli omavahel läinud, et kõik on hästi. Tere, armas kogudus! Meil on Monikaga hea meel olla jälle teiega koos. Ja astuda millessegi, mida me ise ka päris täpselt ei tea, aga mida Jumal on valmis pannud tänase teenistuse jaoks. Et säti oma süda just täpselt niimoodi, et palu enda sees, et ma tahan astuda Jumal sellesse, mille sina oled valmis pannud täna siin. Üks selline ingliskeelne sõna on kui game changer, mängumuutja. Seda vist enamasti kasutatakse spordis, aga laiemalt ka. Ja kui rääkida inimajaloo või siis ka inimese ja Jumala suhte loo game changeritest või mängumuutjatest, siis on kindlasti Jeesuse esimene tulemine, mis muutis kõik. Me loeme isegi oma ajaloo aastaarve sellest, enne Kristust, peale Kristust. Siis kindlasti Jeesuse teine tulemine saab olema väga suur game changer ja ega me selle kohta päris täpselt ei tea, mis ja kuidas. Aga 2000 aastat tagasi oli üks väga suur mängumuutja ka pühavaimu tulemine, sest maailm ei olnud enam selline, nagu ta oli enne seda. Ja täna nelipühal ma tahan veidikene rääkida sellest, et millise muutuse pühavaimu kohalolu meie elus toob või võib tuua. Pärast nelipüha, kes me ju piiblit tunneme, me teame, et need samad lihtsad mehed või võtame need samad lihtsad inimesed nagu sina ja mina, see, miks me nendest täna räägime, on just nimelt see osa, mille Jumal lisas nende ellu läbi selle, et nad said täidetud pühavaimuga. Ja huvitav on ka see, kui ma mõtlen nelipüha päeva peale, et ka kõige suuremad, võimsamad Jumala liikumised, mis võivad maad tabada. Olgu see siis Jeesuse esimene tulemine ehk jõulud, või olgu see ka pühavaimu väljavalamine, ka keset neid elades saab elada niimoodi, et see läheb meist mööda. Jõulude ajaga me teame, väga vähesed olid need, kes üldse pihta said sellest, mis toimub. Aga ka pühavaimu väljavalamine me teame, et Jeesus ilmus 500 inimesele pärast oma ülestõusmist. 500 inimest nägid Jeesust, kes oli surnud, mõne päeva pärast ülestõusnuna. Ja Jeesus ütles neile, et minge Jeruusalemma ja oodake ja ma annan teile väe ülevalt. Ja 500-st 120 Uue Testamendi kohaselt leidsid aega, huvi, põhjust, võimalust minna väga ebapopulaarsele jumalateenistusele, ootamise jumalateenistus. Meile meeldivad jumalateenistused, kus midagi juhtub, kus midagi korraldatakse, midagi ma saan, midagi on valmis pandud, aga kui välja kuulutada ootamise jumalateenistused, tuleme kokku lihtsalt, et oodata. Need ei ole tõenäoliselt väga populaarsed jumalateenistused või ettevõtmised. Ja 500-st 120 olid kogunenud ülemisse tuppa, nii nagu TBK kirikus on siin ülemine tuba. Küll see ei ole, ma ei tea, miks see ülemiseks toaks kutsutakse, ta ei ole kõige ülemine, upper room, very upper room, most uppest room. No. Ma jagan ühe anekdoodi, ma võib-olla olen kunagi rääkinud seda, aga teil ei ole meeles niikuinii. Kui jutlusteks valmistuda, siis komistab igasugust asjade otsa. Kui ma seda lugesin, mõtlesin, et ma olen kuskilt, see on nagu tuttav, ma vist olen rääkinud, vähemalt mingi versiooni sellest, aga see kuidagi sobib. Ja ette öelduna, et nelipüha päev ei ole ainult nelipühilastele, et see on kõigile. Veendunud baptisti pastor ja tema proua tahtsid osta endale koera.
ja üks tõeline baptist ostab endale loomulikult baptistist koera. Mitte mingisuguse suvalise koera, vaid koer peab ka olema baptist. Ja siis nad läksid, loomapoodi või kus nad siis läksid ja ütlesid, et me tahaks osta ühte koera, kes on baptist. Ja see müüja mõtles natuke, ütles, meil on täpselt teie jaoks üks selline koer. Ja siis toodi see koer, väga tore koer oli, ja baptisti pastor abikaasa ütles, et aga kus me teame, et ta baptist on, et näidake, las ta demonstreerib, et ta ikka õige baptist on. Ja see poemüüja ütles koerale, mine ja too piibel. Koer läks, ju seal siis oli raamaturiiul, kus oli piibel, haaras hammastega piiblist kinni, tõi piibli. Väga muljetavaldav. Siis ütles, et okei, nüüd avab Psalm 23. Koer lükkas käpaga piibli lahti, lükkas mõned lehed ja oli 23. psalm avatud. Muidugi pastor ja pastor Pruul olid täiesti vaimustunud sellest ja viisid koera koju ja kõik oli hästi, kutsusid oma koguduse kaaslased külla, et me demonstreerime, me ostsime endale baptistist koera. Ja siis näitasid kõik need trikid ette, et mida see koer oskab, kuidas ta toob piibli ja kuidas ta leiab kirjakoha piiblist. Ja siis üks külaline ütles, et aga kas ta nagu siis lihtsaid ja tavalisi koeratrikke ka teeb või? Ja ma ei tea, et me pole proovinud, aga proovime ja siis ütlesid koerale, et mis ta nimi iganes oli, mis võiks ühe baptistist koera nimi olla? John, ikka John. John Kõrval. Ja koer, see pastor istus, koer tuli ta kõrvale, laua peale hüppas, tuli ta kõrvale, pani käppa pastori otsa ette ja hakkas ulguma. Ja siis pastor oli meeles, vaatab naisele ja ütles, kallis, ma ostsime endale 4 pühilasest koera. Et läksid natuke oma ostmisega alt. Aga see on väga okei ka Toronto Eesti Baptisti koguduses tõsta oma käpp püsti ja natuke ulguda. See on väga, väga okei. Nii et ma võin seda rääkida, selles mõttes ma olen sees, olen natuke varjatud 4 pühilane, nii et kiitus Jumalale. Tänasel teenistusel ma sellest, millest ma rääkima hakkan, sest ma natukene juba vihjasin, Paul jagab meile algussõna. Moonika loeb meile täna Jumala sõna seoses püha vaimu teemaga. Ja arvasin, et see on nii eriline, et me saame koos olla. See on midagi väga erilist ja veel erilisem see, et meie saame koos olla, on see, et meil on Jeesuse tõotus, et ma olen koos teiega, ma olen teiega, ma ei jäta teid. Jeesus on siin. Jeesus on siin, tema sõna on jätkuvalt tõde. Ja kõik on jätkuvalt tema kontrolli all. Andku püha vaim meile täna ütle tundlikku südant, nii minule, kui ma jagan või laulan täna, kuulekat südant ja teile ühte pehmet, vastuvõtlikku südant, et Jumal võiks esile tuua täna selle, mis on just täna meile kõigile valmis pandud ja et kõige selle läbi või kõige selle sees, mis see kõige olulisem on, võiks olla tema austatud. Jumal tahab olla austatud oma rahva keskel. Ja seda me saame väga erinevalt teha, Jumalat austada. Üks võimalus on sellest, et me laulame koos ja me laulame koos 49. laulu. Ja nende pühavaimu lauludega on selline, et see on ühtepidi, et pühavaim on välja valatud ja teistpidi me laulame kogudusena, et tule püha vaim. Ja me teeme seda täna ka päris mitmel korral. Aga see on see meie võib-olla oskamatus väljendada ka see, et me tahame kuidagi ütelda Jumalale või et me tahame rohkem osa saada, kallis püha vaim, või et sinul oleks rohkem meid. Valitse minu elu, täida minu elu, täida mind uuesti. Ma tahan elada, püha vaim, sinu elu, mitte lihtsalt oma väikest elu. Laul 49 ja see on palve, tule, püha vaim täna armuga aitama meid.
Tere päevast! Ma arvan, seekord ma sain ikka õieti, pole hommikust tervitanud, viimased korrad olen asjad segamini ajanud. Mu teema tänaseks alguseks on, et Jumal kontrollib kõike. God is in control. Yesterday, I visited the Toronto Islands for the first time in many, many years. I can't actually remember. Maybe it was when our young people went to Olympic Island to play volleyball on a Friday night and try not to miss the last ferry back into the city. Anyway, we walked through that children's amusement park that I think everybody knows about, Centerville, and I was intrigued by, what else? Some antique cars. There were actually two different rides there. One was for like little kids, like, 4, 5, 6, 7-year-olds maybe. And the cars ran on rails, and it was kind of a, zigzaggy track. And the kids were there turning the steering wheel this way and turning the steering wheel this way. But it didn't make any difference because the car was on rails. So they had no control. The only control they could have is there's a bell that they could ring whenever they wanted to. The second antique car ride was a little bit bigger for slightly older kids, and it was actually big enough there were some adults in the cars too, I guess, sitting beside their children. And in those cars, the steering wheel actually did work. So if you crank the wheel to the left, the car would veer left. Crank it right, it goes right. Problem was, of course, it wasn't a straight track. It was also, the zigzaggy thing. So if you cranked it too far one way, you got stuck. You wouldn't go off the track. There was a safety feature, obviously, but what also happened is that the car would stop. If it hit the rail on the bottom, I guess when it had contact, then it would stop. And until you corrected the steering, then it would start going again. So you still had to steer, and you had some leeway, I guess, to go. Like any real car, that steering wheel did its job. But I think all the children that were driving there kind of figured they had control, right? The little ones were maybe too little to figure out that it's actually the track that's guiding them. And the older ones, I think, by the end of the run, figured out that, if they turned too far one way or the other, they're going to hit that center rail and things would stop. And I think sometimes in our lives, we're sort of like the drivers of these antique cars. I think we feel and want to be in control. We turn our steering wheels this way and that way, but quite often, and maybe always, God is in control. He may let us turn that steering wheel a little bit, but if we turn it too much or not enough, He prevents us from driving into the ditch. And sometimes we need to remind ourselves that God is in control. It's easy to forget, right? Because we're all smart people. We're, go to school and we live in the tech age and things like that. But sometimes it's not us that we think are out of control, but it's everything around us. We worry about, what's going on in the world and how come this happened and why didn't that happen. So one way we can try to understand that control that God has is to go to Scripture. He is our peace and our comfort, and I think we can read into some of these verses that I've found that remind us that God is in control. For my thoughts are not your thoughts, neither are your ways my ways, declares the Lord. As the heavens are higher than the earth, so are my ways higher than your ways, and my thoughts than your thoughts. That's in Isaiah 55, verses 8 and 9. It is the Lord who goes before you. He will be with you. He will not leave you or forsake you. Do not fear or be dismayed. Deuteronomy 31:8. He refreshes my soul. He guides me along the right paths for his name's sake. Psalm 23:3.
Do not be anxious about anything, but in every situation, by prayer and petition, with thanksgiving, present your requests to God. And the peace of God, which transcends all understanding, will guard your hearts and your minds in Christ Jesus. Philippians 4:6. Now, faith is confidence in what we hope for and assurance about what we do not see. Hebrews 11:1. Faith is believing that God exists, that he rewards those who seek him, and that we can hope in him because his promises will always be true. Faith does not require perfection, but it does require consistent belief that God is in control and we are to live in accordance to his will. A life of faith is lived in believing the promises of God and to be true and clinging to them. Believing in the promises of God to be true and clinging to them when we are uncertain. Faith does not need to see to believe that God is in control. Just last night, I got a message from Gunnar Kottisen, president of the Estonian Baptist Union. I had sent some support that we have been promising them, and he thanked us for that, but also sent his Pentecost greetings, quoting scripture from Acts, chapter 2, verse 17. God says, I will pour out my spirit on all people. And he thanked us for the love and support that we have shown to the churches in Estonia. So please accept his greetings, and let's stand for prayer. I don't know if there's any prayer requests or thanks we can show with hands. Thank you. Dear Heavenly Father, we thank you for this beautiful day that we can gather in this familiar place here on Broadview and are free to worship you. Thank you for sending the Holy Spirit to dwell among us. It is truly a huge gift from you to us. Thank you for the freedom of choice that we have, yet giving us the assurance that you are ultimately in control. Give us the faith to believe that you are the God that is in control. We pray for those who can't be here today, for those of us here that look to you for help with matters of the heart, with matters with our health. May we know and feel your presence and find solace in the knowledge that you are in control of our lives. We pray for our friends and family at Ehadare. May they also feel that they're loved not only by us, but by you, and that they haven't been forgotten. Please watch over our city, our country. There are so many problems that seem too big to fix, and yet we can trust you to do what needs to be done. We pray for our brothers and sisters in Estonia. Bless them in the work that they do there. Be with the people here at Christ Church as they minister to people in the neighborhood here and spread the gospel of your love. Be with Pastor Kyle as he is going on his sabbatical for the next 3 months. Give him rest, give him peace, and bring him back fully energized to serve his congregation. We also want to pray for our world. There are too many wars. There's too many disasters to count. Every day we hear about something. And all we can do is trust in you, that you are in control. Please be with those who need your love. And finally, bless today's service. Bless the word that Timo has, the message that he has for us, and that it may reach all of our hearts. Amen. Please be seated.
sul kiitust. Ma tahan elada su auks. Ma tahan olla lihtsalt hea lõhn. Las minu vaikus olla laul. Las minu vähem olla palju. Varjatu on sinu käes. Ma tahan kanda küpseid vilju. Ka siis, kui keegi neid ei näe. Tahan sulle ustav olla, mitte teistel tunduda. Ei taha muud kui minna tulla, vaid sinus tahan elada. Ma pilliks tahan olla sulle, millel mängida sa saad. Akorde, noote, intervalle, mis elu üles ärataks. Ma tahan vaadata su silma ja tunda, et võiks jääda nii. Ei taha võita seda ilma, kaotades sind hoopiski. Ma tahan hingata sul kiitust. Ma tahan elada su auks. Ma tahan olla lihtsalt hea lõhn. Las minu vaikus olla laul. Las minu vaikus olla laul. Tahan hingata sisse. Ma tahan hingata välja. Tahan hingata. Tere, minul on ka rõõm olla üle pika aja teie hulgas ja mina loen täna mõned kirjakohad Vanast ja Uuest Testamendist, mis räägivad Pühast Vaimust ja tema tööst. Esimene kirjakoht on 1. Moosese raamatu 1. peatükk, salmid 1-2. Alguses lõi Jumal taeva ja maa. Maa oli tühi ja paljas. Ja pimedus oli sügavuse peal ja Jumala vaim hõljus vete kohal. Hesekieli 36, 26-27. Ja ma annan teile uue südame ja panen teie sisse uue vaimu. Ma kõrvaldan teie ihust kivise südame ja annan teile lihase südame. Ma panen teie sisse oma vaimu ja teen, et te käite mu määruste järgi ja peate mu seadusi ning täidate neid. Ja Uuest Testamendist Johannese 14. peatükk, salmid 16-18. Ja ma palun Isa, ja ta annab teile teise lohutaja, et tema oleks teiega igavesti,
tõe vaimu, keda maailm ei saa võtta vastu, sest nad ei näe teda ega tunne teda ära. Teie tunnete tema ära, sest ta jääb teie juurde ja on teie sees. Ma ei jäta teid orbudeks, ma tulen teie juurde. Apostlite teod 1, 7-8. Ei ole teada teie osa aegu ja tunde, mis on Isa iseenese meelevallaga seadnud, vaid teie saate väe pühalt vaimult, kes tuleb teie üle, ja te peate olema minu tunnistajad Jeruusalemmas ja kogu Juuda ja Samaaria maal ning ilma maa äärteni. Apostlite teod 2, 1-4. Kui nelipühipäev kätte jõudis, olid nad kõik koos ühes paigas. Ja äkitselt tuli taevast kohin, otse kui tugev tuul oleks puhunud ja täitis kogu koja, kus nad istusid. Ja nad nägid otse kui hargnevaid tulekeeli, mis laskusid iga üksiku pea peale nende seas ja nad kõik täideti püha vaimuga. Ning nad hakkasid rääkima teisi keeli nõnda, nagu vaim neile andis rääkida. Rooma 8, 14-16. Sest kõik, keda iganes Jumala vaim juhib, on Jumala lapsed. Sest teie ei ole saanud orjuse vaimu, et te peaksite jälle kartma, vaid te olete saanud lapse õiguse vaimu, kelles me hüüame Appa, Isa. See sama vaim tunnistab koos meie vaimuga, et me oleme Jumala lapsed. Ja 1. Korintuse 6, 19. Või kas te ei tea, et teie ihu on teis oleva püha vaimu tempel, kelle te olete saanud Jumalalt, ning et teie ei ole iseenese päralt. See on Jumala sõna. Aamen. Järgmises laulus ma tahaks koos teiega laulda, aga te peate usaldama mind, kuulama mind ja järgi laulma. See on Jeesus. See on Jeesus. See on Jeesus siin me seas. See on Jeesus siin me seas. Ja mu süda, ja mu süda kogeb Jeesust, kogeb Jeesust. See on Jeesus, see on Jeesus siin meie seas. Ja laulame nüüd koos, samal ajal. See on Jeesus, see on Jeesus, see on Jeesus, see on Jeesus, see on Jeesus siin me seas, siin me seas. Jah, mu süda, jah, mu süda kogeb Jeesust, kogeb Jeesust. See on Jeesus siin meie seas. Hirm ja kartus täita võib kogu maailma. Süüdistaja ringi käib, et petta, keda saab. Tunded öelda võivad meile, et oled üksi sa. Kuid iial ma ei jäta teid, kord Jeesust tõota. See on Jeesus, see on Jeesus, see on Jeesus, see on Jeesus siin me seas.
mu süda kogeb Jeesust, see on Jeesus siin meie seas. Kui ka kõik ei mõista ma, usaldada saan. Kuningate kuningad, kes loonud taevamaa. Kui ka olen eksinud, mind pole jätnud ta, sest on oma sõnast tõotanud ta olla meiega. See on Jeesus, see on Jeesus, see on Jeesus, see on Jeesus siin, see on Jeesus siin me seas. Ja mu süda kogeb Jeesust, see on Jeesus siin me seas. See on Jeesus, see on Jeesus, see on Jeesus, see on Jeesus siin me seas. Ja mu süda kogeb Jeesust, see on Jeesus siin meie seas. Jah, mu süda kogeb Jeesust, see on Jeesus siin meie seas. Ma loodan, et sa usud seda. Kui sa usud, ütle aamen. Aamen, Jeesus on siin. Mõned teated ja siis me laulame koos. Ja teadetest nii palju, et järgmisel pühapäeval meil on sünnipäevade kuu. Täna me tähistame globaalse kiriku sünnipäeva. Järgmisel pühapäeval tähistame TBK sünnipäeva. Ja baptisti kalendris Eestis on millegipärast tänane pühapäev selleks kuupäevaks, nii et juba on õnnesoove tulnud meile, aga ma hoian need järgmiseks pühapäevaks. Tegelikult on üks õnnesoov tulnud. Ma annan selle järgmine pühapäev teada. Ja pärast teenistust on ka väike kohvilaud all kirikus järgmisel pühapäeval. Nii et tasub tulla. Ja 19. juunil, meid kahjuks siis ei ole enam siin Monikaga, aga toimub koguduse koosolek, siis te saate seal meid taga rääkida, kui meid ei ole. Kell 7 õhtul 19. juunil on koguduse aasta peakoosolek, tähendab, on õige nimetus, aasta peakoosolek. Nii, aga laulame koos laulu number 24 ja see juhatab meid tänase jutluse juurde juba sisuga. See räägib jõust, imelisest jõust, jumalikust jõust, mis tuleb Jumala käest, siis laulame selle seistes laul 24. You
ja Isa, me palume sinu kätte ka selle sõna, et sinu õnnistus ja võidmine võiks üle selle olla. Ava meile oma sõna ja tee see elavaks püha vaimu kaudu. Amen. Enne kui ma jutluse juurde veel lähen, natukene sellest, mis on võib-olla vahepeal, kus ma olen saanud kaasa teenida, kaks sellist, üks nädalavahetus oli, kus ma käisin kahes väga erilises kohas, kus ma teenisin. Üks oli selline ühing, kus käivad koos vanavanemad ehk vanaisad ja vanaemad, kes kasvatavad oma lapselapsi, sellepärast, et nende laste vanemad on surnud. Ehk siis see nimetus on orbude vanavanemate ühing. Mõistate, et vanavanemad kasvatavad oma lapselapsi. Et seal on lein nendes kodudes ja mind oli kutsutud. Ma käisin ükskord varem ühes pensionäride, siis te teate, kus ma käin laulmas, pensionäride ühingus laulmas ja neile väga meeldis see. Ja siis nad mõtlesid, et meil on selline ühing ka, et tule palun sinna, tule emadepäeva, tee üks emadepäeva kontsert ja jaga seal sõnumit. Emadepäeva kontsert orbudele. Ja eks ma enda sees vaevasin, aga kõik läks Jumala armust väga hästi ja see oli üks väga eriline aeg ja sain rääkida nii noortega, kes seal olid, kes olid need orvud lapsed, kui vanavanematega ja laulsime koos ja see oli tore aeg. Sama nädalavahetus oli kutsutud mind teenima Lootuse külla, kus on siis narko- ja alkosõltlased. Ja see oli pühapäevane teenistus, laupäeval olin seal orbude ja vanavanemate juures ja pühapäeval olin Lootuse külas. Ja selline väike kirik nendel on, see küla läheb järjest suuremaks, järjest ehitatakse maju juurde, see on tõesti nagu suurem kui mingi väike Eesti küla, seal on 10 maju, kus elatakse koha peal, seal on neid, kes on selle programmi lõpetanud juba ja on jäänud elama, seal elatakse peredega ja seal on nüüd naiste töö käimas ja meeste töö on seal juba varem ja kirik oli täis, see on väga suur kirik. Sinna mahtus võib-olla 50 inimest või midagi umbes nii. Ja teate, kui ma seal teenisin, ma ülistasin, ja ma ei jaganud sõna seal, ma ülistasin, et ma olin ülistusjuht seal sellel teenistusel, sest sõna jagas üks kohalik. Aga kui ma seal koos nendega laulsin, nende meeste ja naistega ja ma vaatasin neid, siis ma hoidsin kramplikult kinni või tagasi, et ma nutma ei hakkaks. Mul võib vahel juhtuda seda. Ma olen rääkinud, kuidas ma lennuki peal nutsin, kui ma ühte filmi vaatasin. See ei olnud ainuke film, kui ma nutsin. Seekord me vaatasime Monikaga koos ühte filmi. Monika ütles, et ega sa nutma ei hakka. Ma ütlesin, ei nutnud ka. Ja siis ma olen rääkinud seda, kui ma lennuki peal seda filmi vaatasin, ma tulin sealt, ma ütlesin, ma ei taha mitte midagi muud teha, ma tahan inimesi aidata. See on ainuke põhjus elada, inimesi aidata. Ma tahan midagi lisada inimeste ellu. Kõik muu on tühine. Ja siis, kui ma olin seal Lootuse külas ja ma vaatasin seal neid mehi ja naisi, osad olid sellised, kes olid esimest korda Jumala teenistusel, nad olid alles programmi tulnud. Sellised klaasistunud pilguga selle narkosõltlased. Mõned olid äsja tulnud, olid sellised kõvad mehed. Nad olid selle sammu küll teinud, et nad olid küsinud abi, et ma vajan abi, aga seal nad ikkagi üritasid kuidagi, ma olen kõva mees, ma saan hakkama. Need on erinevad inimtüübid. Ja siis need olid päris alguses ja siis olid need, kes olid juba programmis sees. Oli näha, et üks protsess oli nendel juba toimunud ja nad nagu püüdsid ja võib-olla kõik ei tulnud veel välja, aga nad üritasid. Ja siis olid need, kes olid juba programmi läbinud ja kes olid juba töötamas ja aitamas teisi seal, kes olid juba sellised tugevad usklikud ja töötegijad seal juba. Ja siis ma olin ja ma mõtlesin seda sama, et appi, see on see, mida Jeesus teeb. Me laulsime seda laulu ka seal. See on see, mis Jeesus teeb. See on see, mis Jeesus teeb.
ja see on väga-väga eriline olla millegi keskel, kus sa näed, et reaalselt inimeste elud su silme ees muutuvad. Ja saabki ühest, kes on nagu täiesti ära pilguga, nägu on ära joonud või narkootikume tarbimisest täiesti nagu ebainimliku näoga ja siis, kui ta on selle programmi läbinud, ta on täiesti tavalise inimese näoga, silm särab ja pilk on hoopis teine. Loomulikult kõik ei jää püsima. Loomulikult on neid, kes ei pea programmi vastu. Aga see oli eesõigus minu jaoks, ma tahtsin seda jagada, see oli eesõigus olla seal ja mõista, et see on see, mis Jeesus teeb ja mul on eesõigus lihtsalt olla siin. Ma ei peaks isegi midagi tegema, mul on eesõigus, et ma võin olla teie keskel. Ja sellised kohad muudavad, kui aus olla, kui ma siin teie ees oleks ka, ma jätaks kõik oma jutlused ja laulud ja kui ma saaks, siis ma tuleks te juurde ja mis iganes asi sinu elus on see mingisugune emotsionaalne raskus või vaimne rünnak või füüsiline rünnak, ma tuleks te juurde ja ma teeks selle korda. Ja vahel me ootame ka pastoritelt seda või pastorid ise panevad selle ootuse enda peale, et pastorid on need, kes peaks kõik korda tegema ja võib-olla teatud kontekstis ongi nende osa see. Aga me ei saa rohkem, kui Jumal meile annab ja võib-olla ka kus meie ka pastoritena oma kasvamise kohtades oleme. Ja seega see, mis ma teha saan, ma tean, see emotsioon on see, et teeks midagi täiesti teistmoodi või lähekski tänavatele inimesi, ma ei tea, päästma aga ma ei saa päästa. Ja ma tean see, et mul on vaja seda teha, mida mind on kutsutud tegema. Ja ma tänan Jumalat selle eest, et praegu on see osa, seista teie ees, jagada seda, mis on minu südames ja usaldades seda, et Püha Vaim, kes on, ma usun, et minu sees, teeb selle sõna selliseks, et ta külastab või puudutab seda sinu olukorda, olgu ta füüsiline, vaimne, hingeline, ja ta teeb seal midagi. Ma usun seda. See on kogudus. See on see, mis Jeesus teeb. Ma tahan täna rääkida tuulest. Meie tuul pandi kinni siin, tegi häält, aga pani õhu liikuma tuul. Tuntud inglise jutlustaja Henry Jovet rääkis ühe vana meremehega laeva juhtimisest ja ta küsis talle ta käest, et kas te selgitaksite mulle tuule fenomeni, et kuidas tuul toimib? Sest meremehe jaoks on see väga oluline mõista. Meremees vastas talle, et ma ei tea, mis te mõtlete, härra. Ja see jutlustaja jätkab, et kuidas te seletate, kuidas tuul teie seda suurt laeva edasi viib mere peal? Ja meremees vastas, et ma ei tea tuulest mitte midagi, aga ma oskan purje heisata. Ma ei tea palju tuulest, aga ma oskan purje heisata. Ja see võiks olla see meie kristlaste eluviis. Me võime ennast segaseks filosofeerida Jumala üle. Mulle aina rohkem, mida aeg edasi, seda rohkem mulle meeldib filosofeerida, mõtiskelda, arutada, lahti selgitada mingeid asju, jõuda järeldused, ma ei oska selgitada ja nii edasi. Aga me võime ennast täiesti ära uppuda selle filosofeerimise sisse, sellest pole mitte mingisugust sisulist kasu enamasti. Vaid üsna sageli on meil vaja võtta see pisik usk, mis meil on. Jumal, sina oled, ma ei saa sust lõpuni aru, aga sa oled. Ja õpeta mul oma purjed üles sättima või seadma või heiskama niimoodi, et mu elu oleks selline, et ma püüaks sinu tuuled kinni. Et sina oled see jõud minu elus, mis mind edasi liigutab. Sest neid jõudusi, kes meid tahavad edasi liigutada ühes ja teises suunas, on tohutult palju. Aga et minu purjed püüaks sinu tuule kinni. Jeesus kirjeldas kord kirjatundja Nikodeemusele Jumala vaimu tööd. Kuidas Püha Vaim töötab? Ja ta ütles, tuul puhub.
kuhu ta tahab. Ja sa kuuled ta häält, kuid sa ei tea, kust ta tuleb ja sa ei tea, kuhu ta läheb. Niisamuti on kõigega, kes on sündinud vaimust. Johannese 3:8. Kui Jeesuse järgijad olid üheskoos ootamas Jeesuse jäetud tõotuse täitumist, ütleb Jumala sõna, tuli äkitselt taevast kohin, otse kui tugev tuul. Seal ei olnud tuult tõenäoliselt, aga see oli otse kui tugev tuul oleks puhunud ja see täitis koja, kus nad istusid. Iga pastori unistus. Vahel on hirm ka, sellepärast, et sa oled hirmus hea jutluse valmistanud, siis sa mõtled, ma ei tea, kas see on hea variant, kui see tugev tuul, siis mu jutlus jääb ära, siis on kõik muu juhtub. Ei, tegelikult me ei mõtle niimoodi, aga me igatsus, et Jumala vaimu liikumine võiks olla tänase teenistuse peal nii kui tugev tuul või nii kui leegid põleksid, nii nagu juhtus esimesel nelipühil. Kes tänase teenistuse kuulutust juhtus märkama Facebookis, siis seal oli 2 pilti. Ma ütlen teile, et ma tegin selle pildi AI-ga. Esimene pilt, mille ma olen teinud tehisintellektiga või TBK tarvis. Aga nüüd te teate, et nüüd ma edaspidi teen pilte AI-ga ainult. Ütlen talle, pane pildi peale palun, ma räägin selle looga, tegelikult ma olen muidugi, iga inimene on natukene edev ka ja siis ma kõigepealt muidugi lasin iseennast joonistada. Ma tahtsin saab plaadikujundusel kasutada, ma kirjutasin, et pane mind istuma Eestimaa Raba järve äärde, pianino, pruun vanemat tüüpi pianino ja mina istun selle, mängin selja tagant, võta mind, et ma vaatan järve poole ja järve taha loojub päike. Imeilus pilt oli. Mina olin küll natuke, ma lasin nii eest kui tagant. Eest ta oli minu moodi, sest ma andsin talle enne pildi ette, mille järgi ta peaks tegema. Ta oli minu moodi, aga ta ei olnud 100% mina. Aga enamus ei oleks aru saanud võib-olla, et see nagu ei ole päris mina. Aga siis ma ütlesin, et tee igaks üks selja tagant. Siis ma olin rohkem enda moodi. Ja siis ma tegin selle, ja siis ma andsin järgmise käsu. Nüüd joonista palun mulle vanem purjelaev 2-mastiline puust ja Eesti pukktuulik rannikule. Ja teeda rohkem fotona, mitte nii palju maalina moodi. Ja siis tegin ja pani Timo Liige istuma klaveriga sinna järve äärde. Ja siis ma ütlesin talle, palun ära Timo Liiget pane selle pildi peale, ma tahan ainult purjekat ja ainult pukktuulikut. Ja ta paneb jälle ja ma riidlesin taga tükk aega ja ta ei saanud aru, ta jättis mind sinna pildi peale, ta ei võtnudki mind ära, ma pidin avama uue projekti või selle uue vestluse alustama, siis ta tegi seda. Nii et tuulik, see miks ma rääkisin, oli see, et tänane teema on tuuleveski ehk tuulik ja purjelaev. Neid väga palju ei ühenda midagi, täiesti eriotstarbelised asjad. Aga üks ühendab, mõlemad vajavad tuult, kui me räägime tuuleveskist. Ja see on see, mis neid liikuma paneb. Purjekas mere peal, päikeseloojangus, peegelsile vesi, imeilus, võrratu vaatepilt. Aga see purjekas ei liigu mitte kuhugi. Seega tema eesmärk liikuda punktist A punkti B, ta ei täida seda ilma tuuleta. Veski, tuuleveski. Kärdla lähedal on üks väga ilus tuuleveski põllu peal. Me oleme seal teinud, kui meil oli pereansambli plaadi andsime välja, siis me käisime seal fotosessioonil. Me istusime seal tuuliku peal, tuuliku ees, seal heina sees, tuulik taustaks. Väga ilus. Ma olen teinud seal mitmeid videosid ja pilte selle tuulikuga seoses. Väga ilus. Aga ta ei tööta. Ta on lihtsalt ilus. Tema eesmärk, ta ei täida enam seda eesmärki, mis tal vähemalt oli algselt. Et ta peab püüdma tuult.
Ja kui ta püüab tuule, siis need tiivikud hakkavad ringi käima ja kui need tiivikud ringi käivad, siis hakkavad kivid ringi käima seal veskis ja siis sinna kivide vahele pannakse need vili ja siis tuleb sealt jahu välja ja külamees saab oma jahukotiga koju minna. See oli ta eesmärk, aga selleks, et see toimiks, selleks vajab ta tuult. Kui ma jutlust valmistama hakkasin, siis ma alguses nagu vastandasin neid. Mul ei olnud pealkiri mitte purjelaev ja tuuleveski, vaid purjelaev või tuuleveski. Sellepärast ma tahtsin neid vastandada sellepärast, et otse kui purjelaev kasutab tuult õigesti, sellepärast, et ta liigub ja veski kasutaks tuult valesti, sellepärast, et ta vehib ühe koha peal. See tuleb, ma tean küll millest, see tuleb Don Quixote loost, et see võitlus tuuleveskitega, see väljend on, ma arvan, inglise keeles ka, see eesti keeles on see võitlus tuuleveskid. Otse kui tuuleveskid oleks nagu mingid mõttetud tegelased, sellepärast, et nad ei liigu ju kuhugi. Aga tuuleveski teeb väga olulist tööd, ta on lihtsalt täiesti teissugune kui purjekas. Ja seda on väga oluline mõista ka see, kui püha vaim puudutab meid, kui püha vaim täidab meid, siis ta väljendub meie elus erinevalt. Ta väljendub Monika elus ühtemoodi ja minu elus teistmoodi. Kui püha vaim mind täidab üliküllus, ülevoolavalt, siis ma lähen võib-olla stuudiosse ja teen ühe laulu. Kui kedagi teist võib-olla täidab, ta tormab tänavatele ja tahab kõigile rääkida sellest, kui hea Jeesus on ja ta peab kohe päästetud saama. Võib-olla kolmas teeb hoopis midagi kolmandat ja neljandat. Me oleme erinevad, aga oluline on see, et me liigume selles, milleks Jumal on meid loonud, milliseks ta meid vorminud on. Ja selle jõu seda teha, seda välja elada, annab püha vaim meie ellu. Te saate väe pühalt vaimult. Te tõenäoliselt ei ole väga kursis Eesti animafilmidega, multifilmidega. Ja seega ma natukene harin teid. Ma olen nii oma lastega koos, kui ka nüüd lastelastega või ühe lapselapsega, teine ei tohi üldse telekat veel vaadata, vanem natuke võib. Natuke. Ja me oleme vaadanud multifilmi Lotte. Eesti kõige kuulsam multifilm, Koer, tüdruk, Lotte. Leiutajate küla Lotte. Eestis on lausa terve laste mängumaa või kuidas öeldakse, Lotte maa, kus on väga, väga põnev. Iti väga tahab jälle järgmine suvi koos vanaisaga ka sinna minna. Nii et me lähme. Aga see Lotte on leiutaja. Tema isa Oskar on küla kõige parem leiutaja. Seal toimuvad leiutamisvõistlused ja Oskar võidab need alati. Aga seal külas elab ka jänes Adalbert. Ta on üks väga naljakas tegelane. Alati kuskil mõni selline on. Ta on väga hea südamega, aga tal ei tule eriti midagi välja. Ja kõik üritused midagi luua lähevad tal untsu. Viimasel leiutamisvõistlustel ta lõi köögikombaini. Sa paned porgandi sisse, terve porgandi, ja porgandi tükid tulevad välja. Ja ta oli väga uhke. Ta uskus, et ta kujutas juba oma karikat seal riiuli peal ette, kuidas ta selle võidab. Aga juhtus väike õnnetus, nimelt ta ütles, et aina kiiremini ja siis see lagunes laiali ja tuli välja, et ta naine istus seal sees ja hakkis porgandeid seal sees. Ei jõua. Ja siis kõlas kuskilt, et naine pole ori. See ei olnud väga hea masin. Ja seega ta ei õnnestunud see. Järgmine, ta tuli uue idee peale, ta ehitab pesumasina. Aga probleem oli selles, et naine keeldus sinna sisse minemast. Ja tal oli pesumasin valmis, kate peal, kõik ta sugulased jänesed olid kohale tulnud. Kõige tähtsam jänes ka. Kujuta ette, milline pinge. Ja siis ta võtab selle katte pealt ära ja tõmbab kangi ja see pesumasin ei tööta. Sellepärast, et naist pole sees, kes hakkaks seal pesu pesema. Ja puudus energiaallikas. Samal ajal Lotte isa Oskar oli avastanud, kuidas kasutada elektrit.
Ja see elekter oli tal niisuguse noole kujuna seal multifilmis ja see elekter pani kõik asjad tööle, aga see põgenes ära, see elektrinool. Ja see lendas otse Adalberti majja ja otse pesumasinasse. Ja korraga see nuttev Adalbert avastab, tema pesumasin töötab. Ja kõik jänesed olid Adalberti üle väga uhked, seepärast, et nende suguvõsas on üks leiutaja, kes leiutas pesumasina, mis töötab. Aga võti oli milles? Selles elektrinooles, selles jõus, selles energias, mis tabas seda pesumasinat. No lapselik lugu, lapselik näide multifilmist, aga see on tegelikult väga kõnekas. Me võime ehitada kogudusena, ma ei tea, mis asju, me võime kristlastena luua, ma ei tea, mis asju, aga see, mis tegelikult toob esile selle jumaliku sädeme, selle töö, mis tähendab inimeste elus midagi, see, mis loob midagi püsivat ja igavest, seda me ei saa mitte kuskilt mujalt, kui see on üks taevane puudutus. Me täna hommikul, kui me käisime Ehatares, siis laulsime, me oleme siin ka laulnud seda, Aleksiga laulsime koos, üks sõna taevast. See üks sõna taevast võib panna meie pesumasinad tööle. See üks sõna taevast võib murda midagi sinu elus. See üks puudutus. See üks püha vaimu puudutus. Mitte väega võimu läbi, vaid minu vaimu läbi, ütleb Jumala sõna. Sellel ütlemisel me oleme seda sageli kuulnud, sellel on ka oma kontekst, ma pikalt sellest ei räägi, aga see oli üks väga keeruline olukord Iisraeli rahva ajaloos, kui Küüros, Pärsia valitseja, oli ütelnud, et juudid võivad Babyloniast oma kodumaale minna ja ehitada üles Jeruusalemmi, ehitada üles tempel. Aga sellel oli palju vastuseisu. Ja Serubabel oli juutide juht, siis, kes üritas seda ülesehitamist eest vedada. Aga sellel oli palju vastuseisu ja see jäi pooleli. Nad ei jaksanud, lõid käega, me ei jaksa. Ja see jäi tükiks ajaks seisma. Ja siis Jumal kõnetab seda rahvast ja julgustab Serubabelit, seda juhti. Ma loen Sakaaria raamatust 4. peatükist. Ja siis ta kostis ja ütles mulle nõnda, see on issanda sõna, mis on öeldud Serubabelile. See, eks ülesehitamine, ei sünni väe ega võimu läbi. Ehk selle läbi, mida teie inimesed ette võtate. See ei sünni selle läbi, vaid minu vaimu läbi, ütleb vägede issand. Mis aga oled suur mägi Serubabeli ees? Sa muutud tasandikuks. Tema toob esile tipukivi hüüete saatel. Ilus, see on ilus. See sõnum on see, et Iisraeli rahvas on masenduses, ta on läbi kukkunud, midagi ei lähe korda, kõik läks untsu, mõtted olid ilusad, midagi välja ei tule. Ja siis Jumal kõnetab ülevalt taevast. Ütleb, mis on see mägi sinu ees, Serubabel? See on väike lagendik ainult. See ei ole minu jaoks mitte midagi, sellepärast, et need asjad, milleks ma olen sind läkitanud, need ei ole mõeldudki sündima sinu jõu ja tarkuse läbi, vaid need on mõeldudki läbi minu väe, läbi minu suutlikkuse. Piir ei ole seal, kus on sinu tarkuse piir. Piir ei ole seal, kus on sinu jooksu, mul tuli Elli meelde tema jooksmislugudega ja jooksmistega, et mingisuguse piire me paneme paika, et nii palju ma jaksan. Aga see piir ei ole seal, vaid Jumal ütleb, et see piir on kaugemal, see piir on seal, kus mina olen selle paika pannud. Ma suudan kõik tema läbi, kes teeb mind vägevaks, kirjutab Paulus Filipplastele. See tempel sai valmis. Ma tulen tagasi purjeka ja tuuleveski juurde. Mõlemad vajavad mõtestatud olemiseks tuult. Ja seda paralleeli tuues võime öelda, et sa võid uurida Jumala sõna. Me võime Jumala teenistuse komponeerida nii maitsekaks ja imeliseks, kui me seda vähegi suudame, aga ainult Jumala vaimu tuul muudab selle elavaks. Ja elava all ei mõtle ma pelgalt emotsioone.
et elav on siis, kui on hästi selline. See ei pruugi olla niimoodi. Me saame sellist happy-clappi teenistust teha täiesti ilma Jumala vaimuta, täiesti vabalt. Inimene on piisavalt andekas selleks. Jumala vaim võib meid panna nutma, ta võib panna meid naerma. Ta võib juhtida meid sügavasse vaiksesse sisekaemusesse, kus me oleme Jumala ees. Lihtsalt vaikselt. Aga ta võib panna meid ka tantsima. Ja ta on liikunud koguduses nii ja naa ja erinevate inimeste elus nii ja naa. Ja me ei saa teda ühtepidi piirata, kuidas vaim manifesteerub või kuidas see meid reageerima paneb. Aga pühavaimu tuule eesmärk ei ole see, kuidas me reageerime või milliseid emotsioone see meid tekitab, vaid pühavaimu tuule ja tule eesmärk on vägi, mis tegelikult midagi muudab meie elus. Ma vahepeal kella vaatama, kui palju ma vahele jätan. Ma siiski räägin selle. Jumalateenistusel on 2 põhieesmärki. Ja see on nagu vastassuunaline. Üks on see, mida meie anname Jumalale, ja teine see, mida siis me saame Jumalalt. Ja kui me ausad oleme, siis vabakiriklik selline hoiak keskendub reeglina sellele, mida meie saame. On ju nii? Ma ei tea, kui paljud teist, mõtelge seda, kui paljud meist, kui me näiteks täna hommikul ka päevalise teenistusele tulime, mõtlesime selle peale, et oleks Timol täna üks hea jutlus, oleks täna ilusad laulud, oleks midagi, mida mina saan. Ja see on täiesti normaalne. See väga raske on käia jumalateenistusel, kui me mitte midagi ei saa. Aga kui paljud tulid sellise hoiakuga ja valmistasid ennast selleks, et Jumal, ma tulen sinu kotta, ma tulen sinu palge ette ja ma tahan tuua sulle oma parima. Ma nii igatsen, ma palvetan selle teenistuse pärast selleks, et sinu nimi võiks olla austatud, et sul võiks olla hea selles paigas olla, seepärast, et sinu rahvas tuleb kokku, ta tuleb ja kiidab sind, ta tuleb ja palub sinu poole, ta on sinu ees ja austab ja tõstab kõrgeks sind. Me vahel unustame selle ära ja selles osas on mul olnud eeskujuks näiteks ka vanemad kirikud. Ma tean, Eestis näiteks mitmed juhtumid on, kui Luteri kirikutes ka, kus kirikuõpetaja läheb üksi, läheb teenistusele ja tal ei tule mitte ühte inimest ja ta peab terve missa. Sellepärast, et ta teeb seda Jumalale. Okei, seal on küsimus, et miks inimesed ei tule ja see on hoopis teine teema, et loogiline oleks, et inimesed tulevad. Ma käisin just möödunud pühapäeval, käisin Luteri koguduses Kärdlas ja seal oli mõni inimene peale minu. Aga teenistus toimus, Jumala teenimine toimus selles paigas. Aga loomulikult on oluline ka see meie, ma usun, et see käib seda pidi, et kui meie oleme hoiakuga, et Jumal, ma tahan sulle tuua oma ülistuse, siis Jumal ei jäta meid mitte kunagi vaeslasteks. Ütles, et me lähme ära mõtlema, et oi Jumal, ma andsin sulle nii palju, ma ei saanud mitte midagi vastu. Et ma arvan, et see kunagi niimoodi ei ole, et kui me oleme oma südame Jumalale avanud, siis me avastame, kui rikkalikult on meid õnnistatud läbi selle. Aga ma tulen lõpuks selle tuule juurde veel tagasi ja see küsimus, praktiline küsimus on see, et kui me räägime sellest, et meie osa on olla need veskid ja purjekad, kes püüavad Jumala tuult, kuidas ma püüan? Mida see praktiliselt tähendab, kuidas ma püüan Jumala tuult? Kuidas ma liigun selles püha vaimu tuules? Kuidas meie koguduses võiks rohkem olla püha vaimu tuult, mis meie tiivikud pöörlema paneb ja veskikivid tööle paneb või siis meie purjekaid edasi liigutab. Evangelist Hudson Taylor suundus purjepaadiga Hiinasse, ta oli tuntud Hiina missionär. Ja ühel hetkel, kui ta oma kajutis magas, koputas kapten ta ukse peale ja ütles, et meil on probleem, härra. Nimelt, meil ei ole tuult. Ja see väike hoovus, mis seal meres on, see kannab meid ühe saare
juurde ja nendele teadaolevalt elavad seal inimsööjad. Et asjad on väga halvasti ja me ei saa kuidagi muuta ka seda. Et sa oled usumees, palu tuult. Hudson Taylor mõtleb natuke ja ütles, et kaptenile, mine ja heiska purjed. Ta ütleb, et ei, see ei ole mõistlik, ma ei saa minna, mu meremehed naeravad mind välja, mu laevameeskond naeravad mind välja, tuulevaikuses ei heisata purjesid, et see ei vii mitte kuhugi, et kui tuul hakkab tulema, et me siis heiskame. Hudson Taylor ütleb, et sina heiska purjed, mina palun. Ja see kapten läks ja heiskas purjed ja üsna pea tuli tuulehoog ja hakkas kandma seda laeva taas sinna Hiina poole, kus nad pidid minema. Sina heiska purjed, mina teen oma tööd. Ma usun, et see on Jumala sõnum ka. See purjede heiskamine, see võib meie elus väga erinevaid asju tähendada. Aga see mõtteviis, ma usun, see hakkab kuskilt mõtteviisist pihta, see, kuidas sa oma hommikut alustad, kuidas sa oma päeva alustad, kuidas sa oma elu elad, et kas see tiirleb kõik ümber sinu, kas see tiirleb kõik ümber selle, mida sina saad, kas see tiirleb kõik ümber selle, mida sina suudad, kui hea sa oled, kui halb sa oled, või suudad sa astuda sealt kaugemale ja tõsta selle usu väikese purjekese ülesse, et Jumal, siin ma olen, uus päev on alanud, see on sinu päev. Jumal, sa oled püha vaimu välja valanud, ma olen sinu laps. Juhi mind. Puhu tuul minu purjedesse. Ma tahan kinni püüda seda, ma ei oska seda, aga aita mind. Ja siis võib-olla kuskilt midagi hakkab sealt kasvama. Sa avastad, et ei olegi mõtet nii palju elu kiruda, võib-olla on vaja õnnistama hakata. Ei olegi vaja, võib-olla, ma ei tea, teisi nii palju taga rääkida, võib-olla on vaja palvetama hakata. Võib-olla ei ole vaja isegi, ma ei tea, seda või teist asju nii palju teha, vaid võib-olla on rohkem vaja otsida Jumalat või erinevad asjad, mis meie elus võivad esile tulla. Võib-olla ülistada Jumalat rohkem oma elus. Ja need on need, kus me suuname oma purjed Jumala tuulele poole. Need Eesti pukktuulikud, nendel on selline pikk saba taga. Nad ei ole nagu Hollandi tuulikud, mis on nagu sellised mütakad suured, nad on sellised väiksemad. Ja neil on see saba taga selleks, et see keeratakse vastavalt tuule suunale. Kui tuul puhub siit, keeratakse ja see tiivikud püüavad need tuulehood kinni. Ja meil on ka oma elus vaja seda teha. Jällegi, mida see täpselt tähendab, usun Jumala vaim võib seda sulle näidata. Nii et armsad, tuult püüdma, sest püha vaim on välja valatud. Ilma pühavaimu tööta oleme me jõuetud, oleme me kuivad, omamoodi pimeduses, sest pühavaim on saadetud, et meid juhtida ja meid õpetada. Ole näljane pühavaimu järele, sest tema tahab sind täita, ta tahab sind juhtida, ta tahab sinu elu rikastada, liikuma selles, milleks oled loodud. Ma lõpetan Jumala mehe Tooseri tsitaadiga. Kui meil on pühavaim, siis on meil kõik, mida vajame, et olla kõik, mida Jumal soovib, et me oleksime. Ma ütlen seda veel. Kui meil on püha vaim, siis on meil kõik, mida me vajame, et olla kõik see, mida Jumal soovib, et me oleksime. Me ei saa olla ükskõik kes. Mina ei saa olla Paul ei saa olla mina. Sina ei saa olla mingi oma lemmikevangelist või ma ei tea, popstar või lemmiksportlane või me ei saa, me oleme need, kes me oleme, aga me saame olla temas täiuslikult need, kes me peame olema, kelleks meid on loodud olema. Ja see on nii, sina oled nii eriline, teist sellist ei ole. Ja see on veel tohutult erilisem, kui me kõik, kes me oleme nii erilised, oleme täidetud Jumala väega, sest see vägi paljundab seda metsikult, kes me oleme. Jumal on hea. Tõuseme palveks. Halleluja. Issand, sina oled ütelnud, et me oleme põrm
me oleme ajutised, me oleme, sina puhud ja meid ei ole enam. Aga issand, sa oled loonud meid vaatamata sellele kordumatuteks, erilisteks, et see aeg, mis sa meile siin täna andnud oled, et see aeg võiks olla midagi, mis austab sind, õnnistab meid endid ja õnnistab inimesi meie ümber. Kallis püha vaim, me tahame praegu tõsta oma purjed üles, nii nagu me oskame öelda, issand, puhu meie purjedesse. Võib-olla need on juba tükk aega olnud, juba oleme purjed ära pannud kuskile sügavale kajutisse peitnud, et tuult niikuinii ei ole. Aita meil üles leida need, aita need kinni sõlmida, kui vaja terveks teha ja tõsta üles need, ütled, issand, puhu oma värske tuul, puhu oma õnnistuse tuul. Mitte lihtsalt sellepärast, et minul oleks tore, vaid sellepärast, et ma võiksin olla, liikuda võimsalt selles, millesse sina mind kutsunud oled, kus sa kõige paremini saad minu kaudu tuua valgust sellesse maailma. Täna sulle selle eest, issand. Ma palun praegu iga armsa, kes täna selles paigas on või kes videost hiljem järgi vaatab, praegu ühte sõna taevast, ühte puudutust taevast, ühte julgustust taevast, mis muudab elu, mis aitab meil astuda järgmist sammu, mis aitab meil võib-olla murda midagi meie mõtlemises või meie igapäeva tegemistes, mis toob au sinule aina rohkemal määral. Aita meil elada seda elu. Aita meil olla purjekad, aita meil olla need tuuleveskid, kuhu sinu püha vaimu tuul puhub. Jeesuse nimel. Amen. Me võime istuda. Issand, puhu oma püha vaimu tuul. Issand, puhu oma püha vaimu tuul. Issand, puhu oma püha vaimu tuul. Üle me maa. Issand, puhu oma püha vaimu tuul. Issand, puhu oma püha vaimu tuul. Issand, puhu oma püha vaimu tuul. Üle me maa. Ja pane oma karjase käed meie üle. Ja pane oma karjase käed meie üle. Ja pane oma karjase käed meie üle. Ja hoia meid. Palun hoia Issand, puhu oma tervendav tuul. Issand, puhu oma tervendav tuul. Issand, puhu oma tervendav tuul. Üle me maa. Issand, puhub oma püha vaimu tuult. Ja issand puhub, ta puhub oma püha vaimu tuult. Issand puhub, ta puhub oma püha vaimu tuult. Üle Väemaa, üle Eestimaa, üle Kanada puhub oma püha vaimu tuult ja muudab uueks